päevakorras on siis Lähis-Ida kriisi mõju majandusele ja seda ilmestab siis esiteks see, et Rahandusministeeriumi kevadprognoos nägi ette nii riskistsenaariumi kui baasstsenaariumi, mille oluliseks indikaatoriks oli ka siis Brenti toornafta barreli hind ja see on siis selle referentsperioodi jooksul olnud riskistsenaariumi tasemel ning on saatnud kirja ka Tööandjate Keskliit siis erinevate alaorganisatsioonide tähelepanekutega, mis kutsuvad üles siis valitsust rakendama teatud kriisimeetmeid ja seda kriisi seirama. Ja sellel on kindlasti ka mõjud nii riigi rahandusele, riigi majandusele ja seda siis püüaksime täna komisjonis kuulata ära. Ja meil on kohal siis majandusministeeriumi, härra minister ei saanud tulla, ei olnud siis niimoodi võimalik, aga siis on majandusministeeriumi strateegiaosakonna juhataja härra Joonas Pärenson ja peaanalüütik Karel Lember ja energeetika maavarade kantsler härra Kliimaministeeriumist härra Jaanus Uiga, Varude Keskuse juht härra Leppimann, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatuse esimees proua Velve ja Tööandjate Keskliidu poolt on siis majanduse valdkonna juht Raul Aron ja erialaliitudest on siis Toiduainetööstuse liidu juht proua Potissepp, Taristuehituse liidu juht härra Pappel, mööblitöötajate liidu juhatuse liige Jaen Uussalu, ehitusmaterjalitootjate liidu tegevdirektor Marina Vaganova, ehitusettevõtjate liidu tegevjuht Kalmer Kross, infotehnoloogia liidu õigusvaldkonna juht proua Tammeberg, elektroonikatööstuse liit tegevjuht Arno Kolk, autoettevõtete liidu direktor Kirsten Kattai ja Rahvusvaheline autovedajate assotsiatsiooni president Tiit Parik ja samuti ka Rahandusministeeriumi esindaja härra Tarmo Porgand ja makromajanduse talituse analüütik Kristjan Pungas. Ja selles valguses ma annaksin siis kõigepealt sõna majandusministeeriumi esindajale, et rääkida ära, et milline on majandusministeeriumi käsitlus sellest praegusest kriisimõjudest ja kas valitsusel on kavas mingisuguseid konkreetseid tegevusi võimalike kriisimõjude leevendamiseks. Härra Pärenson, palun. Ja, tere hommikust ka minu poolt kõigile. Kõigepealt ütleme seda, et seda Hormuzi väina temaatikat on ju väga palju ka meediast läbi käinud ja väga palju erinevad rahvusvahelised organisatsioonid on teinud mitmeid analüüse. Me kahtlemata aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vaatest olukorda jälgime ja analüüsime. Kõige selle puhul me peame kahtlemata arvestama, et see Hormuzi väin ei ole lihtsalt, või see küsimus ei ole lihtsalt regionaalne küsimus, et see on ikkagi tegemist üle maailma ja kõige olulisema merekaubanduse kitsaskohaga. Ja need piirkondlikud või pinged on kandunud väga kiiresti üle maailma majandusse, et on siis nii energiahindadesse, transpordikuludesse kui tarneahelatesse. Ja see tähendab tõepoolest nagu kallimat kütust, millest on väga palju räägitud, aga kahtlemata on tõusnud nii kallinenud transpordikulud, kindlustuskulud, on tõusnud siin väetiste hinnad kui ka suurenenud surve siis toiduhindadele. Aga ütleme nii, et aga samas ei ole nagu kogu see olukord pilt ainult ka nagu negatiivne, et meie ettevõtted on olnud siin juba tegelikult täna väga tublid, kes on kohanenud kiiresti ja me samas ka näeme ise, et on ka sellised alternatiivsed transpordikoridorid tekkinud ja teatud tarneahelaid on ümber kujunemisel. Ja kahtlemata siin ka Eesti riigi ülesanne on aidata siis ettevõtetel selles kohanemises toime tulla just nende erinevate kontaktide ja finantsinstrumentidega, mis meil täna juba tegelikult ju riigi poolt on ka olemas. Nii et me kahtlemata jälgime siis olukorda pidevalt siis koostöös rahvusvaheliste partnerite, saatkondadega ja ettevõtlusorganisatsioonidega. Ja ma rõhutan seda, et meil on olemas sellised erinevad instrumendid. Kui me räägime näiteks, hiljem kindlasti on ka sõna Urselile, et täpsemalt rääkida, et riigi poolt on erinevad käendused, kapitalilaenud, krediidikindlustused
kui ka sellised ekspordi ja turualased nõustamise erinevad tooted ja teenused. Nii et kui ettevõtetel ka tekivad siin ajutised likviidsusprobleemid või makseriskid, et siis saab ka Ettevõtlusinnovatsiooni Sihtasutus neid olemasolevate meetmetega toetada. Aga ütleme, hetkel ei ole siiski põhjust rääkida sellistest ulatuslikest erakorralistest kriisipakettidest veel. Et me kahtlemata peame hoidma sellist ka kainet perspektiivi, et ega Eesti riik ei jaksa ega pea iga sellise rahvusvahelise geopoliitilise šoki mõju täielikult maksumaksja rahaga kompenseerima. Seda on ka rõhutanud ja välja toonud Euroopa Komisjon, et hoiatanud riike, et kui tegemist on ülemaailmse kriisiga, et see ei ole Eesti spetsiifiline konkurentsivõime probleem. Et igat sellist hinnaliikumist ei ole ka otstarbekas riigieelarvest kinni maksta. Et ikkagi riigi roll on siinkohal hoida sellist majanduskeskkonda võimalikult stabiilsena, aidata ettevõtetel kohaneda ja seda me ka teeme. Et me kindlasti oleme ministeeriumi vaates olukorda analüüsimas, jälgimas, kui see kriis kestab siin, tegemas erinevaid stsenaariume, et kui see kriis kestab siin pikemaajaliselt, et millised on sektoritel erinevad mõjud, mida tähendavalt siis riik saab erinevate sekkumiste või toetusskeemidega veel teha täiendavalt. Aitäh, selline võib-olla sissejuhatus praegu. Aitäh, ma annaksin nüüd sõna Rahandusministeeriumi makromajanduse analüütik Kristjan Pungasele, et teha lühike ülevaades Rahandusministeeriumi vaates, mis puudutab makromajandusmõjusid. Tere hommikust, kas on hästi kuulda? Jah. Okei, mul on mõned slaidid, mida ma jagaksin kohe. Kas on näha? Jah. Okei. Nii, et siis jah, plaan on siis vaadata, et mis need Lähis-Ida konflikti mõjud siin on olnud nii Eestile ja kas on midagi viimaste kuude andmetest paista. Et olen Kristjan Pungas fiskaalpoliitika osakonnast, et tegelen siis makromajandusanalüüsi ja prognoosiga. Et kõigepealt... Meil kahjuks slaide praegu ei ole näha. Teie olete ilusti näha ka slaidile. Niipidi. Kohe. Mis siin nüüd juhtus? Korraks oli. Proovin uuesti. Nii, nüüd vist tuli tagasi. Jah. Okei, vabandust. Et alustan kõigepealt sõnumitest. Et nagu me teame, et konflikt Lähis-Idas on kestnud juba üle 2 kuu ja kui vahepeal on tundunud, et hakkab leevenema, et asjad hakkavad lahenema, siis on, et ühesõnaga ebakindlus on väga suur, mis kajastub väga hästi nafta hinna meeletus kõikumises. Et kui siin aprilli alguses juba naftafutuurid taandusid $90–95 peale ja siis nüüd mai alguses on taas üle 100 ja täna hommikul näitasid futuurid, et nafta hind on $100–108. Ehk siis et paar kuud on möödas ja aga pole sisuliselt midagi selginenud. Aga kindel on see, et see konflikt ikkagi kestab, ei ole lühiajaline ja see ilmselt selle mõjud on pikemad. Ja et IMF on nüüd siin avaldanud
värskelt siin mõned nädalad tagasi uue World Economic Outlooki, mille kohaselt maailma majanduse kasvu prognoosi langetati käesolevaks aastaks ja rohkem on alla võetud eelkõige importivate riikide kasvuprognoosi, nagu näiteks Euroopa Liidu majanduskasvu langetatud nii käesolevaks kui järgmiseks aastaks 0,2%. Kui me vaatame nafta hinna kõikumist ja futuure, siis need on meie baasprognoosi ja negatiivse stsenaariumi vahel. Et selle kohta on mul hiljem ka slaid olemas. Ja kuna nafta hind on niivõrd äkiliselt üles tõusnud ja see on nüüd mõjutamas selgelt ka nii ettevõtteid kui majapidamisi, siis paljud Euroopa Liidu riigid on hakanud fiskaalmeetmeid rakendama. Ja mida Eesti tegi on, et 1. mai aktsiisitõusu jäeti ära. Ja kui me nüüd vaadata nende meetmete mõju SKP-le, siis Euroopa Liidu keskmine on 0,07%. Ja selle maikuis energia aktsiisitõusu ärakaotamine, et selle mõju on isegi üle Euroopa keskmise. Ja kui võtame näiteks Läti ja Leedu, nemad on diisliaktsiisi ajutiselt langetanud ja selle mõju on võrreldes Eestiga umbes 2 korda väiksem. Ja kui nüüd tulla siin Eesti juurde, siis majandusstatistikat on veel tänase seisuga laekunud vähe, et jaekaubandus oli jätkuvalt tugev märtsikuus ja täna hommikul tuli vist ka tööstustoodangu andmed, et seal see tööstuse selget süvenemist ei olnud näha võrreldes eelneva kuuga. Küll mõjutas seda energeetika valdkond, et kuna märts oli tavapärasest tunduvalt soojem ja päikselisem, mistõttu põlevkivijaamad ei pääsenud nii hästi löögile. Ja ka kütet tuli vähem toota. Kindlustunne on meil viimase 2 kuuga alanenud, mis on ka ootuspärane. Kui me vaatame nüüd sektoreid, siis tööstuses ja kaubanduses ei ole konjunktuuris halvenemist või nõrgenemist veel näha. Ja nüüd, kui võtame nüüd, mis on veel olemas andmetest, on inflatsioon, et esialgne hinnang, mis aprilli kohta avaldati, on, et aastaga on hinnad tõusnud 3,3%, mis on arvestades seda käesolevat energiakriisi on pigem ütleks nii, et tagasihoidlik, sest Eesti inflatsioon on üsna lähedane eurotsooni numbrile, mis oli aprillis 3%. Ja hinnanguliselt umbes 1/4 Eesti inflatsioonist moodustab nüüd kütusehindade tõus. Ja aga mis on siis Eesti inflatsiooni tagasi hoidnud, on see, et osade kaupade kallinevad kütusehindu on siis leevendanud teiste kaupade puhul väiksem panus. Ja ka siis nüüd aprillist langes välja siin aasta tagasi tõstetud voodipäevatasu ja visiiditasu, millel oli üsna tuntav mõju THI-le. Ja nüüd, mis nüüd inflatsiooni mõjutab ja maikuus võiks kiireneda üle 4%, et üks põhjus on gaasi hinnatõus. Et kui kütuse postihindadesse jõudis Lähis-Ida konflikti mõjud koheselt, siis gaasi hinna puhul peaks ta maikuus sisse jõudma, et nii et võib näha kuni 40% hinnatõusu. Ja kui me nüüd vaatame laiemat pilti, siin on siis 4 peamise majanduspiirkonna USA, UK, Eurotsoon ja Jaapan PMI indeksid, mis siis kajastab majandusaktiivsust ja need saadakse kokku igakuiselt ettevõtete küsitlustulemuste põhjal.
ja kui tase on üle 50 punkti, siis see tähendab, et ettevõtted usuvad, et nende ettevõttel läheb paremini ja majandusseis ja väljavaade on ka optimistlik ja kui on alla 50, siis viitab majanduslanguse ohule. Ja just see eurotsooni joon, see lilla joon just viimase 2 kuu jooksul ongi olnud, on olnud kehvem kui teistes piirkondades. Ja seda just eelkõige teenuste sektori poolel, et seal on ettevõtete ootused selgelt halvenenud. Vaatame nüüd nafta hinda, siin on kuu keskmine graafik. Ja siin on lisaks toodud futuurid, kui me lõime oma kevadises prognoosis lukku baasstsenaarium, mis on see tumesinine joon, kus siin kevadkuudel eeldasime, et nafta hind püsib 93 peal, see on siis 10. märtsi kuupäeval fikseeritud eeldused. Ja siis tegime ka negatiivse stsenaariumi, et nafta hind tõuseb pooleks aastaks $120 peale. Ja kuidas ja mis ta siis futuurid meie järgnevaks 4 aastaks näitavad. Ja samuti olen lisanud juurde futuurid siin valikuliselt, et 2 nädalat tagasi kajastas futuuride seisu punane punktiirjoon, kui tundus kohati, et Lähis-Idas hakkab vaikselt taanduma konflikt. Aga täna me teame, et on taas teatud eskalatsioonid toimunud ja nüüd mai alguse seisuga kajastab see kollane punktiirjoon nafta futuuride muutust. Ehk siis põhimõtteliselt nafta hind on kõikunud meie baasstsenaariumi ja negatiivse stsenaariumi vahel. Tuleme nüüd Eesti kütusehindade juurde. Siin on viimase 10 aasta bensiini ja diislikütuse aastane hinnamuutus. Kui siin eelmise energiakriisi ajal Ukraina sõda, siis tegid kütusehinnad jõulise hüppe üles, kui nii bensiin kui diisel kallinesid seal 50-60% kohati. Siis kui me vaatame nüüd siin viimaste kuude muutust, siis bensiini puhul on hinnatõus olnud selgelt tagasihoidlikum. Bensiin on umbes 10% kallim kui aasta tagasi, aga samas selgema hüppe on teinud just diislikütuse hind, et aprillis hinnanguliselt 40% kõrgem kui aasta tagasi. Et täpsemad andmed tulevad ülehomme, kui Statistikaamet avaldab aprillikuu THI indeksi. Ja siis üks pilt ka kindlustunde kohta, et siin on siis kindlustunde koondindeks ja Eesti on see tumesinine paks joon. Lisaks on siin välja toodud Saksamaa oranžiga, Soome, kelle sinisega ja siis roheline on Leedu ja Läti on see punane joon, mis on siin märgistatud. Nii et on enam-vähem suund on, et Eesti ja meie lähinaabritel on kindlustunne enam-vähem samamoodi viimastel kuudel pihta saanud. Küll Leedu natukene vähem. Ja mida siin veel siis öelda, et nagu ma algselt tõin välja, et tööstuses on veel kindlustunne püsinud tugevana ja see ei ole mitte ainult Eesti põhine, et on näha ka teistes, ka meie lähinaabritel samamoodi. Et siin ilmselt on üks põhjus ka selles, et ettevõtted on konflikti ohus endale kuhjumas kaupu ja sisendeid ja et mine tea, et mis puudujäägid või mis kaubad võivad jääda selles mõttes, et mis tarneprobleemid siin võivad tekkida. Nii, aitäh teile, selge. Okei, viimane pilt veel siis sellest majandusprognoosist, et viimase kuu jooksul oleme meie, Eesti Pank ja IMF on prognoosid avaldanud
ja siin on välja toodud majanduskasv ja DHI indeks. Et vaatamata konfliktile on siis ootavad kõik sellel aastal majanduskasvu kiirenemist ja inflatsiooni osas on ootused selleks aastaks suhteliselt sarnased, et sinna 4% lähedale, mis siis järgneval aastal siis peaks taanduma sinna 2 ja 3 vahele. Nii, aitäh teile. Ma annaksin nüüd sõna, kui proua Potisepp on veel eetris, ta vabandas, ta peab ära minna, et võib-olla Toiduliidu poolt tähelepanek, milline on sektori olukord ja millised on ootused ka valitsuse poliitikameetmetele lühidalt. Ja, tere hommikust kõigile ja aitäh kutsumast, et toidutööstused juba eelmise aasta lõpus nentisid olukorda, et kui ei tule selliseid väga suuri välismõjusid ja ka siseriiklikke uusi maksukohustusi ja ka regulatsioone, siis me võiksime sellel aastal olla pisut stabiilsemas olukorras ja pisut paremini hakkama saada kui siiani. Et alates Covidist on ju toidutööstused käinud ühest kriisist teise. Ja leevendust ei ole siin väga palju olnud, et me oleme muudkui kohandunud, et selles osas siin vaadata ja kuulda MKM-i poolt, et meil igat kriisi kohe tõttama riigieelarves kinni maksma on õige, aga me peame väga jälgima, mis ikkagi toimub ümberringi meil. Toidutööstusel on nii välismõjud, ehk et siis tulenevalt geopoliitilisest olukorrast ja mis kindlasti mõjutab ka tarbijate kindlustunnet. Just lõpetasime nende slaididega, meil on siin info olemas, aga ka tegelikult siseriiklikud mõjud. Et praegu juba ma toon välja ka selle, et aasta lõpus läbi surutud jäätmereform hakkab oma sisu näitama hinnatõusude näol, mida me esile tõime ja pakendite käitlustasu võib tõusta kuni 3 korda. Loomulikult, et see tõstab kõikide kulutusi jäätme väärtusahelas samamoodi ja sügisesse on kavandatud ka juba uus Nutri-Score pakendimärgistuse kasutuselevõtt, mida siiani ei ole heaks kiitnud Euroopa Liidu teised riigid, sest see loob tarbijatele pettepidi, nagu nad teeksid tervislikke valikuid, toitumisvalikuid. Ehk et suhkrumaksu saime tänu erinevatele erakondadele laualt maha. Nüüd on meil uus plaan hakata märgistama oma ettevõtete ja traditsioonilisi Eesti toidukaupu punaste, kollaste ja võib-olla ka mõnel puhul heleroheliste märkidega. Et kindlasti me ei ole sellega nõus, sellepärast et olgu siis Euroopa Liidu ülene märgistus ja kehtigu kõigile võrdselt, eriti arvestades seda, kui palju on importtoodete osakaal praegu turul tõusnud ja tõusmas ka private labelite näol. Aga tagasi Hormuzi mõjudele, siis tõepoolest esimene hinnašokk ja tooraine šokk energia, logistika ja tooraine puhul on juba kohal. Mis meid puudutab väga otseselt on see, et me ei saa hindu nii kiiresti tõsta, et ühtepidi on nagu seab ostujõud piirid ja teistpidi oleme me väga tihedas konkurentsis, kus siis kaubandus surub hindu alla, aga tarneahelas teatavasti kulud ja sisendkulud kasvavad. Kui me vaatame veel sisse, siis sisendhindade tõus ja see kandub kogu toiduahelasse ja jõuab kindlasti ka jaehindadesse, et see on paraku tänane reaalsus ja see avaldab survet kogu meie siis toidutootmise ahelale. Et REM on ju ka teinud omad prognoosid ja hinnangud, et põllumajandus olulised tootmissisendid kallinevad kokku ligikaudu 73 miljoni võrra, peamiselt kütuste ja väetiste hinnatõusude näol ja kõige suurem võib-olla koormus langebki ka siit algtootmisele. Aga kindlasti on toidutööstused väga juba saanud samuti pihta ja saanud juba hinnatõusud pakendite näol keskmiselt 20%. See on eile veel tehtud nii-öelda turu-uuring oma liikmetelt, etiketid, korgid, plastkorgid, kõik hinnatõusud on juba kätte saadud, mõnel juba ka kehtima hakanud ja järgmine teema on ilmselt nende samade toodete tootmiskomponentide kättesaadavus. Et praegu kättesaadavusega veel probleeme ei ole, aga mingil hetkel võib tõesti tekkida olukord, kus võidab see, kellel on suuremad laovarad.
Energiavarustuskindluse hinnatase on toidutööstuse toimepidevuse keskne küsimus, et see on kindlasti väga oluline meie jaoks. Nägime kõikvõimalikke graafikuid siin. Toidutööstus on energiamahukas sektor, gaas, elekter tootmises, diisel, logistikas, müügimeeste autodes, mis iganes. Need kulud on juba ju ettevõtted enda kanda saanud ja võtnud. Lisaks algtootmise osas siis veel väetiste hinnasurve, aga see mõjutab nagu nii-öelda järgmisi külve, aga sinna ma sügavuti ei läheks, et see on teine sektor ja nad nagunii on ka rabelemas. Ja loomulikult, et kriisidest tulenev kulusurve jõuab paratamatult lõpptarbija hinnani. Et see on võib-olla see meie suur murekoht, et me teame seda ja tunnetame seda, et toiduainete hindadel on ühtpidi nagu nii-öelda lagi peal ja see on paljude inimeste jaoks juba suhteliselt terav küsimus. Ja Hormuzi kriisil on ootamatult suur mõju ka meie joogitööstusele, et kriis on tekitanud tõrkeid juba tootmissisendite tarne- ja väärtusahelas, eelkõige PET, plastiku ja alumiiniumpurkide kättesaadavuse vähenemise ja loomulikult mõlema pakendimaterjali taaskord hinnatõusude näol. On signaale ka sellest, et on peatunud logistika Aasia ja Lähis-Ida suunal, lihtsalt sa ei leiagi seda logistilist nii-öelda teed. Jah, on tulnud kindlasti ka selle aja jooksul juba mingid alternatiivsed variandid, aga meie mõnede ettevõtete eksport on siiski kinni ja kui midagi isegi saadakse, siis logistika hinnad on lihtsalt hoopis teised, kui olid ennem Hormuzi kriisi. Ja seoses sellega juba laekuvad ka sellised leppetrahvide infot ettevõtetele, eriti ka siis ekspordilepingute peale. Oleme olukorras, kus ootame ikka endiselt valitsuselt juba käibemaksu võimaliku alandamise osas põhjalikku analüüsi, aga antud teema juures toome välja seda, et toidukaupade käibemaksu vähendamine ei lahenda sisendhindade kasvu. Ja me ei saa lõpphindade kujunemisel vaadata üksnes käibemaksu määra, et kriisidest ja sisendhindade kasvust tulenev kulusurve avaldub kindlasti tarbija hindades oluliselt suuremal määral, kui on praegune käibemaksu mõju toote lõpphinnale. Ja ikkagi ma rõhutaksin seda sama toiduainete käibemaksu alandamise otsuse põhjaliku mõju analüüsi. Meie tingimused või meie lisatingimused Toiduliidu poolt on jäänud samaks, et me tahame näha, kust võetakse tagasi saamata jäänud tulu. Me tahame näha, kuidas on planeeritud seiremehhanism, et võimalik käibemaksu alandamine ei kaoks kogu tarneahelasse ära. Ja loomulikult, et kas me hakkame siis oma riigieelarvest importtoodete nii-öelda veelgi odavamat müüki ka toetama. Mida siis ootame riigilt? Me leiame seda, et leevendused peavad olema laiapõhjalised ja kriisikindlust toetavad igal juhul. Ja kindlasti jälgida Eesti toidutootjate konkurentsivõimet. Et ega meiegi siin ei kipu käsi pikalt kohe riigi poole midagi juurde küsima, et pigem tõesti jälgida seda, mida teevad teised riigid, sest meie samamoodi ja meie ettevõtted samamoodi loevad uudiseid, suhtlevad oma koostööpartneritega, et me ei tohi oma ettevõtteid jätta siin, ma ei tea, suve kuumuse või sügistuulte kätte ühel hetkel. Et kui teised riigid ikkagi väga jõuliselt ja jõulisemalt hakkavad toetama oma ettevõtlust ja oma ettevõtteid, siis minu meelest Eesti peaks seda ka tegema. Ja meil on ikkagi sellised nagu reaalsed ettevõtted, mida tahavad tavaliselt pragmaatilisust ja selliseid konkreetseid asju, et me oleme ise mõelnud erimärgistatud diislikütuse kasutusvõimaluste laiendamisele. Kui see on võimalik, me teame seda, et valitsus tegi positiivse otsuse, jättes aktsiisi tõstmata ja me nägime ka seda summat, mis see tegelikult riigieelarvesse tähendas juba, et iga väiksemgi samm suures koguses ongi päris suur summa. Me ei saa kindlasti unustada seda, et me peame arvestama
ka teiste kriisidega, et meil on ju lisaks Hormuzi väina kriisile ka sigade Aafrika seakatke, ebasoodsad ilmastikuolud, ma ei tea, mis iganes loomataudid veel võivad tulla. Ja praegu näiteks on hävitamisele määratud tootepartiiga seotud kulude hüvitamist ei ole ju lihakäitlusettevõtetele tänaseni õiguslikult lahendatud, mis tulenes Aafrika seakatkust. Ja kindlasti seesama sõnum, et riik ei tohi survet suurendada veel siseriiklike mingi oma algatustega olukorras, kus ettevõtted on järjekordses kriisis. Nii et minu poolt aitäh, kõik uristasin ette. Meie sektor on igal juhul haavata juba saanud ja saab veel ja see kõik kahjuks hakkab mingil hetkel avaldama siis tarbijale. Aitäh. Ma annaksin nüüd sõna Tööandjate Keskliidu esindajale härra Raul Aronile tutvustada siis tervikuna liidu ootusi ja hinnangut praegu siis kriisi mõjude kohta meie majandusele. Aitäh ka eelkõnelejad, et tegelikult päris hea pilt on juba siit minu meelest välja tulnud, et meie selle ideekorje või ülevaate kogumise mõte oligi see, et kuna hetkel tundus, et on selline peatolek natukene ja kõhklused, et kui hull see olukord siis tegelikult on, siis kui me oma liikmetelt, kelleks on ka siin olevad erialaliidud, neid nagu seda pilti hakkasime kokku panema, et siis tuli välja, et see olukord on juba, ütleme, reaalmajandusse jõudnud. Ettevõtjad seda juba tunnetavad ja see tunnetus on ka see, et see kriis ei ole nagu lühiajaline. Et nii ka, ütleme, rahvusvaheliste institutsioonide analüütikud, nii ka meie ettevõtjad kardavad, et see, ütleme, tarneahelate ja tootmisvõimsuste hävitamine selles piirkonnas on ikkagi see põhjus, et miks see kriis on tõenäoliselt pikemaajalisem. Ja ka see avaldumine sektoriti oli hästi nagu laialdane, et kui esialgu tundus, et sellised ilmselged kannatajad, transpordisektor ja võib-olla mingid naftatoodetest enim mõjutatud tootmised on mõjutatud, siis tegelikult oli see mõju hästi lai, et nagu siit osalejatest on ka näha, et kuni IT-komponentide ja elektroonikatööstuseni välja, ja toiduainetööstus muidugi ka, et 30% väetistest globaalsest kaubandusest läbis Hormuzi väina enne seda konflikti, et ilmselgelt see mingi viiteajaga toiduhindadesse ja toidutööstusesse jõuab. Ja siis ütleme selle pöördumise ja olukorra kaardistuse eesmärk oligi see, et ühelt poolt ütleme saada endale see pilt ette ja viia see info ka valitsuseni, aga teiselt poolt ka tagada see, et selline kriisitunnetus või akuutsus oleks nagu ühiskonnas ja valitsuses olemas, et seda ei oleks seda nagu ütleme vaadet või hoiakut, et tuleb mingi Trumpi järjekordne tweet ja kõik saab jälle korda, et ilmselgelt täna seda nagu lootust ei ole, et me peame mõtlema, mis ees ootab ja meie ettepanekud, mida me ka liikmetega kooskõlastasime ja analüüsisime, on see, et esiteks võtta ette ettevõtjatega selline regulaarne koostöövorm olukorra jälgimiseks, et hoida olukorra silma peal ja saada turult otse infot, et mis see trend on. Teiseks vaadata üle hanked, sest hästi paljudel ettevõtetel nii era- kui riigihankelepingutes on see probleem, et sellist hinnatõusu ja erakorralist olukorda nagu keegi ette ei näinud ja siis on oht, et need lepingud jäävad lihtsalt täitmata või siis tulevad ettevõtete pankrottide hinnaga, mis ilmselt ei ole nagu kellelegi kasulik, et nii palju kui neid hankeid on võimalik siis kas kuidagi tähtaega muuta, indekseerida
mingeid hinnakomponente või siis lihtsalt mitte nõuda sisse leppetrahve, kui on mingite väikeste hilinemistega tegemist. Et vaadata, mida seal teha saab, et seda liikmed ütlesid ka, et need hanked on kõik üsna isenäolised, et hästi raske on ühe puuga lüüa valitsusel, aga et see tunnetus oleks jällegi olemas, et tuleb olla paindlik ja otsida lahendusi ja et see probleem on nagu päris. Kolmandaks siis tegeleda likviidsusega. Et näiteks nii nagu siin eelmiste kriiside ajal on olnud, et vaadata üle ajatatud maksuvõla intress, et seda vähendada, et mitte tuua kaasa ettevõtete pankrotte ja samuti siis EIS-i likviidsusmeetmed või otsida neid finantsinstrumente, mis kõige paremini adresseeriks seda, kui on tekkinud nagu ajutised ja Hormuzi väina ütleme konfliktiga seotud olukorras tekkinud nagu raskusi. Neljandaks vaadata ette, kuidas meil järgmise kütteperioodil jätkuks kütteaineid, sellepärast et ka päris suur osa maagaasist liikus enne kriisi läbi Hormuzi väina ja tootmises on see suur osa, et siis, et meil oleks olemas gaasivarud. Ja meie liikmete tunnetus on see, et gaas on olemas, aga see hind on maru kõrge, et siis ikkagi vaadata, et see pakkumise pool oleks nagu kaetud ja vajadusel rakendada siis viiendaks meetmeid, kui tundub, et konkurents hakkab käest ära minema ja siin me adume ka seda, et riigi rahandusega on nagu ta on, et see kriisiaastad on veninud maru pikaks ja ütleme sellises olukorras peab olema hästi ettevaatlik, et keda ja kuidas toetada. Ma olen selles mõttes esimese ettekandjaga nõus, et hoiame hobuseid ja vaatame, et kas on päriselt toetusi vaja ja milline konkurentsipositsioon on, et kui ma vaatasin otsa näiteks naaberriikide kütusehindadele, siis Läti, Leedu diislikütus vähemalt on Eestist kallim ja oluliselt ei halvendas olukorda ka need aktsiisivähendused seal. Küll aga Poolas on nüüd kütus tänu nendele maksumeetmetele ilmselt odavam, aga seal kulutatakse kogu sellele meetmepaketile suurusjärgus 4-5 miljardit eurot, millega meil ilmselt on üsna keeruline võistelda, et küll protsendina riigieelarvest ei pruugi see olla seal nagu nii suur summa, aga või suhteline väärtus, aga et siis ikkagi vaatame, sest sügisel võib olla ikkagi see probleem oluliselt suurem ja jällegi, kui me nüüd teeme ühe rahakülvi, siis on sügisel väga raske hakata jätkuvalt nagu toetama, et hoiame olukorral silma peal, kui konkurentsipositsioon eksportival ettevõtetel ja inimestel oluliselt halveneb, siis tuleb loomulikult kohe sekkuda ja et ütleme, see kriisitunnetus peaks siis tegema ka seda, et selgelt kriisi mõjud on riigieelarves ka suurema prioriteetsusega ja muudelt asjadelt võetakse ka vahendeid vähemaks, siis see ei tähenda automaatselt maksutõuse ja laenukoormuse suurendamist. Kõik sinna juurde, aga meil peab see nagu valmisolek olema ja seetõttu ma arvan, et on oluline valitsuses ja Riigikogus ka mõelda nende asjade peale, mis me siis tegema peame. Näiteks, et meil oleks kütusevarustuskindlus olemas ja oleks raha selleks, et kõige nõrgemaid ühiskonnaliikmeid toetada. Nii, aitäh ja ma annaksin nüüd sõna siis alaliitudele ja siis kuulaksime ka Kliimaministeeriumi energeetikavaadet ja ka siis teisi organisatsioone. Et ma annaksin siis sõna kõigepealt autovedajate assotsiatsiooni president Tiit Parikule. Milline on teie hinnang ja ootus praegu võimalikeks sammudeks riigi poolt? Tere päevast! Aitäh eelkõnelejatele ja ülevaate eest. Autovedajaid puudutab eelkõige kütuse hind ja rahvusvahelisi autovedajaid puudutab kütuse hind siis ka nii laiemalt, mis toimub meie naabritega. Ja
selles suhtes on väga oluline jälgida meie ümber toimuvat, mis on meie naabrite tegevused, kuidas nad oma maksusid muudavad. Et tänasel päeval kahjuks jah, kütuse hind on väga oluliselt tõusnud, nagu me eelnevatest slaididest nägime. Transpordiettevõtted ei suuda seda kulu ise kanda. See kulu tuleb tarnealas edasi saata siis meie klientidele ja see mõju on kahjuks päris oluline. Mis nüüd siis jah, tuleviku vaatest on see, et oleme pöördunud Rahandusministeeriumi poole aktsiisivähenduse teemadel ja oleme vastuse saanud, et hetkel see ei ole võimalik, et piirdutakse siis ära jäänud aktsiisitõusuga. See on mõistetav riigi majanduse poole pealt, aga samas kutsuks üles ikkagi jätkama seda vaadet, et mis teevad meie naabrid ja hoida sellel silma peal, et kui naabrid otsustavad ikkagi aktsiisi vähendada, siis tuleks ka meil Eestisse aktsiis üle vaadata. See oleks lühidalt kokkuvõtvalt minu poolt. Aitäh. Palun Autoettevõtete Liidu direktor Kersten Kattai. Ja tere hommikust, et samamoodi siis Autovedajate Liit nagu Tiit, nii et selles mõttes sõnumid on enam-vähem samad, aga ma võib-olla kokkuvõtlikult nagu rõhutaks 4 punkti. Et kõigepealt kütuse hind maantee, autoveonduses moodustab nagu sisendkuludest kuskil 1/3 ja kui me praegu vaatame, et kütuse hind on tõusnud kuskil 30%, siis see tähendab teenuse kallinemist circa 10+%. Ja nagu ka Tiit Parik ütles, et tõepoolest seda rasvakihti veoettevõtetel ei ole, et see kulu nagu enda kanda võtta, et need marginaalid veonduses on väikesed ja see mõju on hästi kiire, sest see kütus, see vedu, mis homme tehakse, see kütus nagu täna ostetakse, nii et see jõuab nagu hästi kiiresti tegevusse. Ja lõpuks see tõepoolest kandub klientidele see kulu, sest veoettevõtted seda endale sisse võtta ei saa, vastasel juhul nad lihtsalt lõpetavad pankrotiga. Nüüd võib-olla teine punkt, natukene siuksest makrovaatest nagu siuksele hästi praktilisele vaatele tulla. Siis ma võtsin välja Euroopa Komisjoni kütuseturu või kütuse hinna ülevaade, mida ta igal kuul avaldab ja mida ma tean, et Rahandusministeerium ka või igal nädalal avaldab ja mida Rahandusministeerium jälgib. Ja seal ülevaates oli siis riikide kaupa viimased andmed kütuse hinna kohta 27 aprill ja võtsin siis baastasemeks 23 aprill ehk siis enne Iraani sõda ja vaatasin, et kuidas diiselkütuse hind on muutunud siis 23 veebruar võrdluses siis 27 aprill. Ja Euroopa Liidus keskmiselt on siis see hinnakasv 23,8%, Lätis 25,7%, Leedus 23,2%, Poolas 13,8%, Saksamaal 25,9%, Eestis 30,5%, tõsi, põhjanaabrite soomlastel 34,5%. Ehk siis kokkuvõttes Euroopa Liidus keskmiselt kuskil 24%, meie kaubanduspartnerite või eksportturgude juures kuskil 23-25% vahel kütuse hinna kasv ja meil 30%. Ja nagu ma ütlesin, siis veonduses marginaalid on väiksed, nii et tegelikult see iga protsent nagu loeb väga palju. Et üks asi on selline makropilt, teine asi on see praktiline pilt ettevõtete jaoks. Kolmandaks ma võib-olla, et tõepoolest me tegime pöördumise valitsusele siis transpordiliitude ja kütuseliidu poolt, et diisli aktsiisi ajutiselt langetada ja see üks nagu põhitagasiside sellele on olnud see, et kütuse pakkumise defitsiidi tingimustes ei tohiks nõudlust suurendada, sealhulgas siis näiteks hinna langetamisega maksuleevenduste läbi. Ja kahtlemata
teoorias on see täiesti õige seisukoht, aga praktikas, kui me vaatame, siis kõik meie ümber olevad riigid on leevendusmeetmeid kasutusele võtnud, kas siis aktsiisi või ka kütuse käibemaksu langetuse näol, näiteks Poola. Ja sealhulgas Euroopa suurim majandus, Saksamaa on neid maksuleevendusi teinud. Nii et tegelikult meie kütuseturu maht on ikkagi nii pisike, et me seda globaalset nõudluse pakkumise tasakaalu ei mõjuta. Ja neljandaks ja võib-olla mis see ettepanek siis on ja millest see meie ettepanek, liitude ühine ettepanek valitsusele kantud oli see, et oleme proaktiivsed. Et ärme jää ootama seda, et me reageerime oma ettevõtlussektori toetamisel. Et ärme reageeri alles siis, kui teised konkurentturud riigid on juba oma meetmed kasutusele võtnud, vaid püüame olla proaktiivsemad, ennetada. Väikese riigina me oleme selleks võimelised, me suudame kiiresti otsuseid langetada ja see, ütleme, oli see meie nii-öelda põhitees. Ja tuleb nõustuda siis ka eelkõnelejatega, et tõepoolest tuleb siis jälgida seda olukorda, mis siis konkurents turgudel toimub ja tõepoolest võimalusel siis maksimaalselt ennetada meie Eesti ettevõtete siis nii-öelda konkurentsipositsiooni kaitset. Nii, aitäh. Proua Ursel Velve, EAS-i juhatuse esinaine, et proua Velve, kas EAS on tunnetab täiendavat survet, mis puudutab majandusolukorrast, siis kas on vajaduse garantiide, krediteerimise järgi ja kas te olete mingisugused eraldi meetmed veel täiendavalt juurde loonud või mitte? Tere hommikust minu poolt. Ma täpsustaks, et tegemist on EIS-iga, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse lühend on EIS. Aga see selleks. Nii et mida me oleme siis tegemas on see, et me oleme koostöös siis erinevate assotsiatsioonide ja organisatsioonidega siis meie piirkonnas jälgimas siis Eesti olukorda ja arengut, mida teevad teised finantseerimisasutused või garantiiasutused meie võrgustikus. Ehk siis European Association of Guarantee Institutions ja erinevad teised asutused. Ehk siis me vaatame, mida Euroopas tervikuna tehakse meie laadsete asutuste poolt. Samamoodi meil on pidev diskussioon ja infovahetus saatkondadega ja teiste ettevõtlusorganisatsioonidega, et saada ülevaadet täpsemalt, mida siis laiemalt tehakse. Ja lähtuvalt siis sellest informatsioonist me oleme pidevas suhtluses Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et vajadusel siis mõelda ka, kuidas siis EIS ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saavad tuua täiendavaid meetmeid turule. Loomulikult see peab ühtima nii-öelda Euroopa Liidu regulatsioonidega. Aga mida meil on juba praegu pakkuda, on käendused, ehk siis kui ettevõtetel on vaja täiendavat likviidsust, panga finantseerimisel puudub piisav tagatis, siis me oleme seal tulemas appi ja lisaks oleme me nüüd lähiajal suurendamas selle maksimaalse käenduse summat, ehk siis see aitab ka meil olla paindlikum, et praegu on see summa piiratud 5 miljoniga, aga siis on seda võimalik teha kuni 25 miljonini. Teiseks on meil olemas kapitalilaen. Kapitalilaen on mõeldud pikaajaliseks finantseerimiseks ja konkurentsivõime hoidmiseks. Seal me ei vaata siis selles suhtes võib-olla tavapankadest erinevalt seda, et kas ettevõttel võib olla lühiajalist nii-öelda siis likviidsusküsimust, vaid pigem vaatame, et kas tal on pikaajaliselt olemas võime see kapitalilaen tagasi maksta. Ehk siis meil on pikem ja rahulikum raha, kui on siis tavalistel või nii-öelda erapankadel. Ja kolmas teenus on meil krediidikindlustus. Krediidikindlustus on küll oma olemuselt hetkel veel väike, aga me oleme väga tugevalt tööd tegemas selleks, et ettevõtjad saaksid aru, et krediidikindlustus aitab neil sellistes situatsioonides nii-öelda oma riske maandada.
ja krediidikindlustus on teinud ka omalt poolt aprilli seisuga analüüsi, mil oli nõukogu koosolekul ülevaade, ehk siis limiite on kokku seal kuskil 647 000. Seal on mitu toidusektori ettevõtet ka seotud selle piirkonnaga ja arveid on väljas siis umbes 102 000 euro eest. Ehk siis tegelikult see näitab seda, et väga paljud ettevõtted ei ole seda võimalust kasutanud. Nad võiksid kasutada seda selleks, et oma riske maandada. Nii et need on need praegu juba olemasolevad teenused, aga nagu ma ütlesin, siis me vaatame väga aktiivselt kogu regioonis ringi, mida teevad teised analoogsed asutused, mida Euroopa Liit plaanib teha ja siis me Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kindlasti soovime kiiresti reageerida. See on lühike kokkuvõte minu. Aitäh. Järgmiselt palun Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuht härra Arno Kolk. Kuidas? Härra Kolki vist praegu ei ole, aga siis ITL-i poliitika ja õigusvaldkonna juht proua Keelin Tammeberg. Tere, aitäh kutsumast. Ja selle Hormuzi kriisi mõju on kindlasti jõudnud ka Eesti IKT sektorisse ja kõige otsesemalt on meil mõjutatud riistvara ettevõtted. Nende tarneahelas on siis näha, et tarneajad on muutunud pikemaks. On näiteid, et kui seni on olnud tarneaeg 4 nädalat, siis nüüd öeldakse, et läheb 9 kuud. Ja probleemiks on ka nende komponentide saadavus siis üldse, mida on vaja näiteks arvutite jaoks, kiipide ja protsessorite. Ja mure on seotud ka sellega, et 33% maailma heeliumitarnest tuleb läbi Hormuzi väina ja seda heeliumit on vaja protsessorite tootmises ja see heelium on ka aine, mida sa ei saa seal lõputult kinni hoida seal konteineris. Lisaks tarneaegadel on probleemiks kindlasti ka hindade volatiivsus, et tootjad on praegu nõus pakkuma hinda seal 2-4 nädalat, aga lõpuks ikkagi ei pruugi ka see pidada. Ehk et siin on olukord, kus näiteks riigihangete pakkumine peab kehtima 3 kuud, et siis ettevõtted on lihtsalt olukorras, kus nad ei saa ise anda lubadusi, sest neile antud need lubadused ei pea. Ja see mõjutabki nii juba kehtivaid lepinguid ka neid, kui ka siis tulevikku vaatavalt sõlmitavaid lepinguid. Ehk selline risk ja ebakindlus on väga tugevalt üleval. Et ettevõtted on olukorras, kus tootja poolt on kinnitus antud, võetakse asi töösse ja siis tühistatakse ära. Ja kehtivate lepingute puhul on siis muidugi õhus leppetrahvid. Ja minuni on jõudnud signaal, et seni on Eesti hankijad olnud mõistlikud, nad ei ole veel neid trahve küsinud, et me kindlasti ettevõtete esindajana siis loodame, et see praktika jätkub ja selle olukorra erakorralisust mõistetakse. Ja lisaks riistvarale jõuab see mõju kindlasti ka mujale laiemalt meie sektorisse, et kindlasti näiteks energiamahukates teenustes nagu andmekeskuste pilveteenused, et neid mõjutab tugevalt energiahinna tõus. Ja mõjutatud on ka sektori eksport, et see Lähis-Ida turg on meil oluline ja näitena võin tuua, et siin pidi just kevadel toimuma väga suur tehnoloogiasektori üritus Leap mess, mis lükati edasi siin augusti lõppu septembrisse, et ettevalmistusi tehakse, aga selline, et kas see päriselt selleks ajaks jõuab toimuda, et väga kahtleme. Et mis siin teha saab, on me ka jälgime olukorda, kaardistame oma liikmete muresid, arutame neid ettepanekuid. Me kindlasti toetame Tööandjate Keskliidu liikmena kõiki nende pöördumises välja toodud ettepanekuid ja hetkel tundub, et need kõige vahetuvad hoovad on ikkagi see riigihangete paindlikkus ehk leppetrahvide vältimine ja uute praktikate siis läbirääkimine, et millised üldse saavad need tarneahelad olla tänases maailmas ja kindlasti ka sisendhindade indekseerimine siis tulevikku vaatavalt. Selge, aitäh teile. Eesti Ehitusettevõtete Liidu tegevjuht härra Kalmer Gross. Tere kõigile, jah. Ma toon sellise kiire näite, et siin see Hormuzi kriis oli juba täies hoos, kui siis
suuremahuline ja mitmeaastane ehitushange oli siis üleval ja selle küsimuste-vastuste voorus siis pakkuja küsis, et kas oleks võimalik seda hankelepingut niimoodi muuta, et viia sisse hinna indekseerimise mehhanism või siis mingisugune materjalide hindade eskalatsiooni klausel, et esimene vastus oli küll, et ei, mis oli hästi üllatav, et see ju tegelikult lõpuks tõstab selle ehitusettevõtja ju maandab need riskid, need hinnariskid siis selle sama pakkumise hinnas. Aga lõpuks ikkagi õnnestus see klausel sisse viia, et siit tulebki nagu see, et tegelikult see üks lahendus ongi see, et muuta see hinna indekseerimise mehhanism ja kuidagi nagu tavapärasemaks, et see ei oleks meil selline iga järjekordse kriisi ajal eraldi kokku lepitav asi. Aga ongi lühidalt kõik minu poolt, aitäh. Aitäh. Siis palun Ehitusettematerjalide Tootjate Liidu tegevdirektor proua Vaganova. Tere kõigile, jah, aitäh. Siin kui mõned osavõtjad ja eeskõnelejad on maininud, et olukord alles jõuab kätte, siis me tegelikult ju ei jõua kätte, vaid juba on käes. Nii siis ehitusmaterjalide tootjad tunnetavad juba praegu väga selgelt, et hinnad ongi tõusnud nii kaevandamises, ehitusmaterjalide keskmises tootmises, plasttoodetes ja liigub edasi ju kogu ehitussektorisse. Ja energia kallinemine mõjutab otseselt nii tsementi, lubja tootmist, klaasi tootmist ja rääkimata siis plasti tootmisest, mis on petrokeemia poole pealt ja see surve ei ole ju ainult hinnas. Et järjest rohkem on probleem ka materjalide kättesaadavus. Eriti mõjutatud ongi plastkomponendid, isolatsioonimaterjalid, liimid, pakendid. Pakendid käisid siin ennem jutust läbi ka Toiduainetööstuse Liidul ja teistel. Ja mis on kindlasti väga oluline mainida, on see, et ehitussektor ju läheb sellele või on sellele kriisile vastu astunud juba nõrgenenud turul. Et jah, meil on mõned väga suured objektid hetkel käsil, aga üldiselt ehitussektoris on mahud langenud ja nõudlus on madal ja ettevõtete puhvrid toimetulekuks on sisuliselt olematud. See tähendab, et täiendav kulusurve on juba kandunud lõpphindadesse. Ja kindlasti on suurem surve ka tarneahelatele, aga märkimisväärne on kindlasti ka see, või tunnetatav on juba see, et investeeringud lükatakse edasi ja järjest suurem on ebakindlus nii tootmises kui ehitusprojektide elluviimises. Turg on nõrk igal juhul. Kogu ehitusturg on nõrk ja see mõju ju ei avaldu ainult hinnatõusus. Väga suur osa võib tulla läbi nõudluse edasikukkumise. See on suures pildis kõik. Aitäh. Aitäh. Järgmiselt palun Mööblitootjate Liidu juhatuse liige härra Jaan Uussalu. Teda ei ole praegu ja siis palun taristuehituse juhatuse esimees Indrek Pappel. Tere päevast ka minu poolt ja on väga huvitav olnud kuulda seda erinevate sektorite vaadet. Eks taristuehitajatel on täna tegelikult tööpõtt lai tänu nendele kahele suurele programmile, mis on siis, üks on Rail Baltic, nagu kõigile teada, ja teistpidi on siis ka riigi poolt Tallinn-Pärnu maantee, et siin juba mööda sõites on igal ühel tunnetus käes, mis meid seal see suvi ootamas on. Ja võib-olla nii nagu Marina siin eespool kõnelejana ilusti ütles, et see kriis on tegelikult meile ka kohale juba
jõudis ta juba esimene nädal peale sõjakonflikti algust ja sisuliselt ega täna oleme meie siin juba need kriisimõjud momendil oma taskust pidanud kinni maksma. Sest meie hindame, et selle nagu tähtajade liigutamine on suhteliselt ebareaalne plaan, sest taristuehitus on sesoonne tegevus. Me saame teha tööd ikkagi maist kuni septembrini väga efektiivselt. Muul ajal need tempod on kindlasti nagu raugemas. Ja meie poolt vaadates et kui siin öelda seda sama mõtet, et kui täna diislikütus kallinenud näiteks 30%, siis ma julgeksin öelda rusikareegliga, et meie ehitus kallineb taristusektoris circa 5% kogu mahus. Nii et nad on väga otseses seoses kütuse hindadega. Ja kuidas lahendada, et eks me ikkagi ka peaksime vaatama seda mujalt maailmast kogemusi ja lääne ühiskondadest, et eks seal on see indekseerimine, see põhiteema, millega on neid asju lahendatud ja siin ehitusettevõtjate liidu poolt käis ka see sama mõte välja, et võib-olla taristuehitajatelt on see kommentaar lisaks, et meil on täna riigil olemas ehitushinnaindeks, aga meil ei ole spetsiifilist taristuehituse indeksit, sest nagu ka me tänasel turul näeme, nad võivad liikuda erisuunaliselt ja mitte alati nii ühtlaselt, et see kütuse komponendi mõju näiteks ehitushinnaindeksisse analüütikute hinnangul on vaevalt 4% jagu, et tegelikkuses see ei kajasta õigesti taristu ehituse probleeme, kus kütuse komponendi mõju on tunduvalt suurem. Ja veel seesama asi, et suuri taristuprojekte me teeme nagu ikkagi väga oluliselt Euroopa Liidu kaasfinantseerimise toel, et meie hinnangul, kui see indekseerimine oleks lepingus sees, siis oleks kogu see bürokraatia ka Euroopa Liiduga palju lihtsam ja efektiivsem ja kogu see haldussuutlikkus oleks läbipaistvam. Nii et sellised lühikesed ettepanekud. Aitäh! Aitäh! Härra Porgand Rahandusministeeriumi poolt ja riigihangete poolt, kas on plaanis seoses Tööandjate Keskliidu ettepanekuga siin kõlanud seisukohtadega reeglite muutmist osundatud suunas? Tervist! Aitäh küsimuse eest, et reeglid selles võtmes on kõik olemas. Indeksite kasutamise võimalus hangetes on olemas ja kui me eelmisel nädalal riigi suurimate hankijatega arutasime teemat, see oli kaasatud Riigi Kinnisvara, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, siis Rail Baltic ja Transpordiamet, siis nende sõnum oli, et nende lepingutes on reeglina ikkagi juba nende tegevusest lähtuvalt spetsiifikale vastavad indeksid hangetesse sisse programmeeritud ja olemasolevates hankelepingutes siis kogu see hinnatõusu mure saabki lahendatud vastavalt sellele, kuidas konkreetses lepingus siis nii indeksid kui muutmistingimused ette on nähtud. Et selles võtmes riigihangete seaduse poole pealt muudatusi meie nägemuse järgi vaja ei ole, võimalused on olemas, küsimus on selles, et kuidas siis hankijad on neid varasemalt kasutanud enne selle uue kriisi tekkimist, et kas nad on seda ette osanud näha, arvestades, et meil on siin juba tükk aega olnud kriise ridamisi, Covid, Ukraina, et siis suuremad on suutnud selle indekseerimise praktikasse ilusti sisse viia. Võib-olla väiksemad Covid, seal see praktika ei pruugi olla nii hästi levinud. Mõneti võib see olla ka arusaadav, et kui neil on eelarved väiksemad, siis nad võivad tahta omale saada sellist kindlust, et hange, mille nad teevad, et see on algusest lõpuni teadaoleva maksumusega, sest väiksem hankija, siis on ka rahaliste vahendite olemasolu keerulisem tagada nende muutustega toimetulekuks.
Mis siis veel, et me oleme siin uuendanud ka oma juhendit, mis meil Rahandusministeeriumi siis riigihangete selles valdkonna lehel üleval on, mis räägib siis lepingute muutmistest erakorraliste asjaolude kontekstis. Et isegi juhul, kui lepingus ei ole standardseid indekseerimisvõimalusi ette nähtud, siis seadus võimaldab ettenägematute juhtude puhul ka ikkagi korrektuure teha. Seal on teatud nõuded summa kontekstis, et mida ei saa ületada ja siis see põhjuslik seos, et see tuleb ka selgelt ära näidata, et lihtsalt niisama neid muudatusi teha ei saa. Aga jah, soovituste poole pealt Rahandusministeerium on juba siis alates Covidist rääkinud oma infopäevadel sellest, et kui soovitakse lepingutes sellist kindlust, et ettevõtjad saaksid hakkama lepingu lõppemiseni, riskid ei oleks liiga ühele poole kaldu, et siis on mõistlik ikkagi indekseid kasutusele võtta ja see on meie jätkuv soovitus. Aitäh! Aitäh! Ja ma annaksin sõna nüüd siin härra Uigale Kliimaministeeriumi poolt. Tööandjad on toonud välja ka hoiatuse selle kohta, mis puudutab energiakandjate hinna tõusu ja ennekõike arvestades kütteperioodi ja pakkunud välja ka oma konkreetseid lahendusi, milline on Kliimaministeeriumi vaade, muu hulgas ka oli seal ettepanek, eks ole, et kaaluda ka kütteõli kasutamist kaugküttes. Ja, tere kõigile ka minu poolt. Loomulikult Kliimaministeeriumi poolelt koostöös erinevate partneritega on siis Rahvusvaheline Energiaagentuur või Euroopa Komisjon regionaalselt spetsiifilisemalt ja Eesti Varude Keskus Eesti kontekstis me seda olukorda tähelepanelikult ja regulaarselt jälgime, et veenduda, et meil oleksid piisavad tarnevõimalused Eestisse olemas. Eestis kütuste varustuskindlusega probleeme ei esine, tarned toimivad, gaasi osas näide just, ma arvan, märtsi lõpus LNG avalikult andis teada, Eesti suurim gaasimüüja, regioonis ka väga suur gaasimüüja, et on 5 LNG laeva tellinud, 5 LNG laeva on umbes 5 teravatt-tundi Eesti tarbimine külmal talvel, mis meil siin hiljuti oli, hästi külm talv, 4 teravatt-tundi umbes. Loomulikult see läheb regionaalseks kasutuseks, aga tarned tulevad. Klaipeda LNG terminal on aasta lõpuni pea iga vaba aeg on ära pukitud, ehk siis on olnud huvi neid tarneid tuua. Inko terminalis 2 peale kokku ongi rohkem impordivõimekust, kui regioonil vaja on. Inko terminalis on veel obukohti, keegi tahab juurde tuua, siis see võimalus on olemas. Läti gaasihoidla täitmine ametlikult algas 1. mai täitmisperiood, seekord alustati juba seal märtsis-aprillis, kui võimalus oli, sest et külm talv gaasivarusid langetas, siis hakati neid kiiremini lihtsalt täitma. Riigil on ka olemas strateegiline gaasivaru üle 1 teravatt-tunni, mille me siis eelmise energiakriisi ajal soetasime, mida siis haldab suures osas Eesti Varude Keskus, aga ka Eleringil on teatud varu olemas. Nii et sellise varustuskindluse mõttes me jälgime olukorda, ettenähtavas tulevikus probleeme ei näe. Hinna osas vaatan siin, ka jälgin seda iga päev, käib üles-alla see gaasi futuurituru hind, et praegu siis täna on 46 juures, mis siis on varasemast kõrgem, aga kaugel sellest, mis me nägime 2022. aastal. Vedelkütuste turu osas Ando Leppiman on ka siin kohtumisel juures, et saab täpsemalt kindlasti rääkida, aga nii Rahvusvaheline Energiaagentuur kui ka Euroopa Komisjon ja meie siis Euroopa Komisjon siis Euroopa Liidu vaates ja meie siis Eesti ja regiooni vaates seda vedelkütusega varustatust jälgime. Tarned jällegi toimuvad, nii Orlen kui ka Neste on kinnitanud, et meile on tarned olemas, need, mis on tellitud. Ja ettenähtavas tulevikus jällegi probleeme siin ei ole.
Meil on ka loomulikult kütusevarud, hiljuti osalesime või siiamaani osaleme veel siis ka selles rahvusvahelise Energiaagentuuri kütusevarude vabastamise aktsioonis. Meile jääb ka piisavalt alles ja enamik neist varudest on ka Eesti pinnal ja kui neid on vaja kasutada, siis neid saab kasutada. Oleme seda läbi harjutanud, seda kasutuselevõttu, aga nende kasutuselevõttu vajadust me praegusel hetkel Eesti jaoks ei näe. Globaalses aktsioonis, et turge rahustada, loomulikult osalesime. See oli mõistlik ja kasulik meile ka. Siis, mis puudutab kaugkütet, gaasivarustuse osas ettenähtavas tulevikus probleeme ei ole, küll aga on võimalik, nii nagu energiakriisi 2022 energiakriisi ajal, on võimalik siis neid kütteõlisid kasutusele võtta, enamasti seda ei soovita teha kaugkütteettevõttes, kuna sellega kaasneb teatav lõhnahäiring ja selle kütuse laadimisega, eriti kui põlevkiviõli kasutada, siis mida meil ju endal toodetakse, et siis sellega on teatavad kitsaskohad, mida meeleldi ette ei võeta ka siis, kui oli 2022. aasta, et need probleemid tekkisid. Aga varukütust kasutusele saab võtta, kui selleks on vajadus, kui tekib, kui on tõesti ettenähtavalt selline tarnehäire probleem tekkimas, mida meil ei ole. Nii et selle me oleme samuti ära kaardistanud ja ka varasemast on siis see protsess läbi tehtud. Mis on ka oluline info, valdavas osas Eesti kaugküttest maagaasi ei kasutata. On jäänud veel, enamikes kasutatakse biomassi, on jäänud veel mõned kaugküttepiirkonnad, kus on maagaas on põhikütus ja Tallinnas on tõesti see osakaal on umbes seal 30% kandis just tipukoormuste katteks. Käesoleval aastal peaks alustama tööd plaanide kohaselt siis reovee ja merevee soojuspumbajaam, mis siis toob seda osakaalu alla 10%. Nii et tegelikult maagaasist sõltuvust me oleme siin viimased 15+ aastat strateegiliselt järk-järgult vähendanud ja võtnud kasutusele meie kaugküttes meie enda kohaliku biomassi. Lühidalt siis varustuskindlus pidevalt jälgime, ettenähtavas tulevikus probleeme ei ole. Kui on vaja, siis on erinevad plaanid, varuplaanid läbi mõeldud, oskame reageerida. Aitäh ja lõpetuseks härra Leppimann, kas teil on ka oma poolt tähelepanekud, mis puudutab siis Eesti praegu neid enda kontrolli all olevate varude seisu ja varustuskindluse tagamise olukorda? Jaa. Aitäh ja tere hommikust ka. Jaanus Uiga tegelikult rääkis juba laias laastus kõik selle osa ära, eks ju, mis puudutab Eesti kütustega varustatust. Ma võib-olla nagu ütleksin lihtsalt 2 repliiki siia juurde, et mida me näeme, Eesti osaleb Rahvusvahelise Energiaagentuuri koostöös päris tõhusalt, usinalt ja teeb seda pidevalt, mitte ainult praegusel kriisi ajal, eks ju, et ilmselgelt sellises globaalses vaates on 10%, suurusjärgu mõttes 10%, eks ju, vedelkütuste ja gaasi, eks ju, pakkumispoole pealt seda kaupa väljas, mis tegelikult on löönud ära, eks ju, paigast need turud ja hind on selle reflektsioon, eks ju, mida me tänasel päeval mõlemas kaubagrupis näeme. Aga jah, et see, mida juba tegelikult Jaanus Uiga ütles, on tõsi, et me oleme, eks ju, igapäevaselt oma, eks ju, kütuse maaletoojatega suhtluses ka siis nende osapooltega, kes seda kütust siin edasi müüvad tarbijatele ja me ei saa öelda praegusel hetkel kuidagi pidi, et meil oleks mingisugune probleem Eestis kütustega varustatuse osas, nii et see on praegusel hetkel kenasti tagatud ja kõik nii maaletoojad kui kütuse ja ka sõltumatud maaletoojad ütlevad seda, et nad aasta lõpuni on oma kütuse kogused ära kindlustanud, nii et selles mõttes varustuskindluse kontekstis ma ei saa küll täna öelda, et meil mingisugune probleem oleks, pigem vastupidi, et oleme hästi varustatud. Nii, aitäh. Ja riigi tegevusvarud on ka olemas loomulikult, arusaadavalt. Nii, aitäh. Härra Pärenson, teil langeb ka siis au ja vastutus esindada siin valitsust, ministrit. Kui me kuulasime selle olukorra ära, siis kriisi puhul on kõige olulisem tajuda ära, et üldse, kas kriis on olemas või mitte, diagnostiline olukord, eks ole. Meil praegu on majandususaldus langeb, tööstuse toodangu maht väheneb, see ei ole mitte ainult Eesti probleem, see on Euroopa probleem laiemalt
erinevad riigid rakendavad meetmeid, meie puhul filosofeerida võib, kas tulevase maksutõusu ärajätmine on kriisi leevendav meede või mitte. Ma arvan, et tegelikkuses see ei ole võrreldav olemasolevate reeglite või leevendamist. Sellisel juhul võiks ju aktsiisi virtuaalsetest 100-kordseks ja siis alandada ja vaadake, kuidas leevendatakse olukorda. Ja nüüd on meil praegu kõik ütlevad, et seirame olukorda. Ja mu küsimus on, härra Pärenson, kas valitsusel on, millist nendest tööandjate keskliidu ettepanekust, kas mingeid ettepanekuid on siis, mida valitsus on arutanud kas tagasi lükanud või toetanud? Ja teiseks, kas valitsusel on siis olemas mingisugune kriisiplaan, ja paluks see siis komisjonil esindada, kui see on olemas, või vähemalt analüütiline plaan, milles sisalduvad ka indikaatorid mingite objektiivsete tehiolude täitmiseks, et me saame aru, kus neid erakorraliselt tuleks rakendada, mida siis objektiivselt saaks hinnata. Härra Pärenson, palun. Ja, ma kõigepealt tänan kõiki ettevõtjaid, et ma arvan, et selline regulaarne tagasiside olukorrast ja väljavaadetest on väga vajalik. Me kindlasti seda sama arutelu ja avatud arutelu teeme ka, ministeeriumiga, nagu teiega, ju regulaarselt ja pidevalt. Ma kindlasti ei saa siin võtta seda rolli, et esindada valitsust, aga ma arvan, mis siis täna ka läbi käis, ongi ääretult oluline, et seesama mõistmine, et see ei ole Eesti spetsiifiline probleem. Terve maailm on selle kriisist mõjutatud, kahtlemata sellel olukorral kriisil on väga suur mõju erinevate hinnatõusudele, erinevate toodete kättesaadavusele. Me peame ka meie ministeeriumis, ka erinevad ministeeriumid, ka Euroopa tasandil pidevalt seda olukorda ikkagi jälgitakse, seiretakse. Kahtlemata on ka meie roll jälgida ja vaadata, mida meie naabrid teevad, kas ja kes mida teeb. Ja mis siin võib-olla ka läbi käis, ma alguses ka rõhutasin ja mitmed kinnitasid samamoodi seda, et on ääretult oluline, kui me vaatame ka täna, eks me oleme riigieelarve kontrolli erikomisjoni ees, et Eesti riik ei jaksa ega pea iga rahvusvahelise sellise geopoliitilise šoki mõju täielikult maksumaksja rahaga kompenseerima. Küll aga peame olema siis valmis ikkagi, kui olukord muutub, sellele reageerima. Meil on majandusministeeriumi vaates ka mitmeid erinevaid ettevõtlust toetavaid meetmeid, suuresti ja ka nende piires on meil võimalik ka üht või teist kohendades ettevõtjatele siin appi tulla, mis siis läbi käisid ja mulle korra rõhutame üle, et samad need mis instrumendid mul täna on ettevõtjatel juba olemas, on erinevad käendused, on kapitalilaenud, on krediidikindlustused, on erinevad tooted või teenused, mis puudutavad siis ekspordi ja turualast nõustamist. Et kahtlemata on meie roll ka ministeeriumina aidata ja tagada seda, et meie ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised, me leiaksime uusi turge, me aitaksime lahendada seda, et kuidas meie tarneahelad oleksid tugevamad, või ka erinevate makseriskide selliseid riske leevendada. Nii et meil on erinevaid meetmeid, me sellega igapäevaselt ka töötame, et ettevõtete konkurentsivõimet ka tagada. Ja eks me Eesti riigina peame olema valmis vajadusel kiiresti tegutsema, aga ikkagi täna on see kõige olulisem selline ikkagi rahulik või pragmaatiline ka lähenemine. Ma täpsustan üle, et te ütlete, et kui olukord muutub, te ütlesite, et vajadusel peab olema sekkuma. Aga määratlege see vajadus. Kas valitsus on, see ongi tegelikult, kui ma saan aru, tööandjate keskliidu üleskutse selle kriisi formaadi tekitamiseks, et siis on võimalik ka tuvastada neid vajadust. Et kas valitsuses on mingid dokumente olemas või analüütilist hinnangut, mis see vajadus on siis? Milline vajaduse objektiivne tehiolu võiks mingisuguseid siis ka tööandjate poolt kaalumiseks esitatud ettepanekuid kutsuda esile nende realiseerimise? Need tööandjate ettepanekud on ka ministeeriumidesse jõudnud. Me oleme nendes aruteludes ettevõtjatega, kas ja mida teha. Loomulikult siin on ka poliitilise valiku kohti
väga palju. Ministeeriumis analüüsime, ma alguses ka mainisin tegelikult selle olukorra sellist pikemaajalist mõju. Siin kahtlemata see jääb kestma. Küsimus on vaadata erinevate sektorite lõikes. Me ise täna oleme prognoosinud, et me sellise väiksema analüüsi saame juba selle nädala lõpuks valmis. Aga kahtlemata see olukord võib ka väga kiiresti muutuda, nii et nagu see viimased mitu kuud on ka näidanud. Jah, ja kui see analüüs, kui teil tekib niisugune analüütiline dokument, ma paluks selle saata ka eelarve kontrolli komisjonile. Mul on küsimus härra Pungas, Rahandusministeeriumi poolt vaadates nüüd. Aprilli alul ilmunud Rahandusministeeriumi kevadprognoos sisaldas endas, nagu te osutasite ka slaididel, riskistsenaariumi ja baasstsenaariumi. Ja aluseks võeti siis nende kütusehindade puhul, oli vist, eks ole, aprilli alul fikseeritud see Brent, mis oli seal ühe päeva seisuga, mis ta seal oli, 90 dollari ligi. Et mu küsimus nüüd on selles, et kas Rahandusministeerium plaanib ka mingi lisaprognoosi teha selles olukorras, kus on, ja kas te näete praegu seda või analüütilise hinnangu olukorrale, et kui me ütleme, et me asetseme riskistsenaariumi ja baasprognoosi vahel, siis kas te olete analüütiliselt võimelised ka hindama praegu prognostiliselt, üks olid eelarvekulude, eelarvepositsiooni halvenemise mõjud, majanduskasvu halvenemise mõjud, see olid inflatsioonilised mõjud. Kas siis, kui me seal vahel asetseme, on meil mingit objektiivsemat teadmist, vähemalt analüütilist, kas Rahandusministeerium kavatseb seda koondada? Jah, et hetkel on tõesti naftahind seal baasi ja riski vahel. Et kui me vaatame nüüd inflatsiooni viimaseid kuid, et siis tegelikult on tegelik inflatsioon veidikene olnud madalam kui meie baasprognoosis, sest siis mõnedel kaupagruppide puhul on jäänud, ei ole teatud hinnatõuse toimunud, neid sesoonseid hinnatõuse, ja see kaudne mõju ilmselt jõuab natuke hiljem kohale. Nii et me ikkagi vähemalt THI vaatevinklist me näeme, et see käesolev baasprognoos on jätkuvalt aktuaalne ja isegi kui see naftahind on veidi kõrgem, kui me oleme baasis arvestanud. Ja kui me vaatame nüüd majanduskasvu SKP-d, siis esialgne hinnang esimese kvartali kohta on avaldatud, see oli 1,3% aastane kasv. Ja et see nüüd osutus isegi tugevamaks kui Euroopa Liidu kasv, aastane kasv, see oli 1%. Et muidugi baas oli meil madalam aasta tagasi, et selle pealt on ka natuke lihtsam kasvada. Et esimene kvartal andis nagu positiivsust selles mõttes, et hetkel ei ole meil veel põhjust negatiivse stsenaariumi poolele liigelda. Ja kui nüüd esialgsed andmed ka maksulaekumiste kohta olid märtsi kohta üsnagi julgustavad, et isegi ületasid mõned maksugruppide puhul olid isegi oodatust tugevamad laekumised, et nii-öelda oleme jätkuvalt baasstsenaariumi kursil. Härra Aron, milline on siis valitsuse poolt tagasiside tulnud teie ettepanekule peaministrile, mis oli siis tegelikult see töögrupp moodustada, kriisigrupp moodustada ja realiseerida siis konkreetsete ettepanekute pakett? See tagasiside on olnud selles mõttes julgustav, et ütleme see hoiak, mida me kartsime ja mõnel puhul ka nägime, et kõik on korras või saab kindlasti korda. Et see on muutunud ja kriisi on teadvustatud. Majandusministeerium kogus ka ise ettevõtete seda nagu olukorra kirjeldusi ja sisendit, et millised kaubad, millised piirkonnad on häiritud. Et valitsus on seda arutanud ja minu teada on praegu plaan, olnud vähemalt ettepanek seda asja, ütleme see koostöövorm viia majanduskasvu ja efektiivsuse nõukotta. Mis võiks olla sobiv vorm ka sellepärast, et seal on nii ettevõtjate kui riigi esindajad olemas, seal on päris hea leadership olnud siiamaani ja tulemused, nii et ütleme, see võiks olla nagu õige koht. Et mis siin
sellest arutelust küll nagu natukene kõlama jääb, on see, et näiteks energiakandjate varustuskindlus on tagatud. Et ma lihtsalt ütlen siia juurde selle veel kord Kersteni ja Tiidu toodud nüansi juurde, et ka hinnatõus on ettevõtjatele ja tarbijale hästi valus. Et üks asi on see, et füüsiline kaup on nagu olemas ja eks kõik ettevõtjad ju mõtlevad selle peale ka, et mis mul need teised tarnevõimalused on ja tarbijad ja otsivad neid alternatiive. Aga kui globaalselt nõudlus kasvab ja pakkumine on sedavõrd räsitud, siis see hinnatõus on väga valus, et siin transpordis teine suur sisend tööjõud on meil samuti teinud sellise rekordilise hinnaralli Euroopas, et seetõttu on nagu konkurents, hinnapõhine konkurents ikkagi taaskord hästi tugeva löögi all. Et võib-olla fooni mõttes tasub see siin ka silmas pidada. Ja eks me nagu selles mõttes suhtleme valitsuse liikmetega edasi ja mõte oligi see, et see koostöö nagu toimib, siis see on selline vajalik selline tunnetus, et see kriis eksisteerib ja valmisolek suhelda ja midagi ette võtta. Et praegu päevalt ministeeriumi poole pealt mulle tundus ka, et ju Eesti Pank, Rahandusministeerium oma prognoosides on selgelt seda riski arvestanud nendes stsenaariumide puhul ja kõik analüütikud vist on ka selline suurusjärgus 1% punkti võrra majanduskasvu prognoosi kärpinud selleks aastaks. Et mulle tundub, et see akuutsus on nagu tajutud ja hoiame näppu pulsil. Härra Pungas, kui me vaatame Rahandusministeeriumi Eesti Panga prognoosi, need tulid välja aprilli alul. See oli siis, ütleme, olid, eks ole. Seal oli, Eesti Pank oli mõni päev varem, siis tuli Rahandusministeerium välja, 6. aprill või nõnda. IMF-i, see World Outlook View tuli välja 26. aprilli lõpul. See on tegelikult nüüd kõige viimane, jätame erapankade prognoosid kõrvale, see on kõige viimane prognoos. Miks näiteks võrreldes Eesti Pangaga on IMF-i prognoos 2 korda madalam ehk 1,4%? Millisest mõttekäigust, makroökonoomilisest see nii suur vahe? Kas seda arvestati Hormuzi kriisi mõju või midagi muud? Jah, et mind ka üllatas esimese hooga, et miks see nii madal on. Aga siis ma otsisin üles IMF-i vanemad prognoosid, et eelmine oli tehtud sügisel, oktoobrikuus ja seal oli selle aasta majanduskasvu ootus 1,5%. Ja kui me nüüd vaatame, et tegelikult on meil üks ilus graafik, kus on kõikide prognoosijate SKP prognoosid sees ja siis IMF on nagu selgelt kõige madalam nendest olnud viimase siin 1,5 aasta jooksul. Et ei tea, ilmselt nad on vaadanud, et Eesti viimase paari aasta majandusseis on jäänud prognoosidest madalamaks ja nad siis pikendavad oma seda aegrida, et tegelikult nad kärpisid selle aasta majanduskasvu vaid 0,1%, 1,5 pealt 1,4 peale. Arusaadav. Meil on siin praegu, me peame tõesti olukorrale relevantne hinnang, et see, et meil on positiivne majanduskasvu väljavaade reaal SKP kasvus, seda me ei tohi nüüd antud juhul ennast eksitada sellega, et see rajaneb ainult eelarve defitsiidis valitsemissektori kulude kasvatamisel. Kui see tegelikkuses maha võtta reaal SKP prognoosist, siis on reaalmajanduse osa on tegelikkuses langustrendis jätkuvalt. Ja see informatsioon oli meil rahanduspoliitiliselt teada enne Lähis-Ida kriisi, kus me saame aru, siin on erinevad erialaliidud on väljendanud tõsist muret selle kohta diagnostiliselt, et nende jaoks, nende sektorites, enne kõik ekspordivõimekust vaates, on kriis kohal või ka siis sisendhindade tõus ja ebastabiilsus halvendab olukorda. Nii et ma palun tõesti, et Majandusministeerium, kui ta oma analüütilise hinnangu teeb, esitab selle ka eelarve kontrolli komisjonile ja siis meil ka, kui Rahandusministeerium täiendavat informatsiooni selle kohta tekib, siis esitab ka eelarve kontrolli komisjonile. Ma tänan kõiki neid erialaliite,
Ma arvan, et siin küsimus on, et kas me relevantselt täna kriisi ulatust tajume. Siin kõlas väga palju asju, et kõik hindavad, kõik analüüsivad, kõigil on olemas informatsioon, et selle koha pealt suudame reaalajas rankendada ka meetmeid. Et see asi küsimus minu hinnangul jääb siin praegu õhku. Aga ma tänan kõiki ja sellega ma loen komisjoni lõpenuks ja tänan kõiki külalisi, arvukaid külalisi osalemast ja omapoolset vaadet pakkumast. Aitäh!